Aga alustame siis algusest. Et kui mõelda siis 90ndate keskele, 90ndate teise poole peale, et milline see graafilise disaini väli oli, kuhu sa järsku sisse astusid? Et kuidas sa kirjeldaksid seda välja keskkonda? No 90ndad oli ilmselt ülemineku aeg ja vähestel üldse olid arvutid, rääkimata laptopidest ja selles mõttes natuke vanemad inimesed olid teinud kujundustöid ilma arvutiteta. Mida ladunud tähti tegid uskumatuid fototöötlusi, et saavutada keerulisi plakateid või midagi, mida tänapäeval arvutiga saab teha lihtsa vaevaga nii-öelda. Aga kindlasti tegutsesid seal väljal juba pikki aastakümneid võib-olla tuntud disaini suurkujud nagu Jüri Kaarma või Andres Tali, eks neid oli palju. Ja mina lihtsalt noore entusiastina nagu hüppasin paati, et selles mõttes mul võib-olla vedas lihtsalt, et ma perekondlike sidemete tõttu sain kohe nii-öelda mingisuguste kultuuritööde otsa peale. Aga kui sa mõtled laiemalt, et veel, et üks asi on see kultuuri nagu graafilise disaini väli, aga seal oli veel erinevaid muid tegelasi võib-olla. Jah, no reklaamimaailmas mul on õnnestunud natuke eemale jääda, aga oli selge, et tegelikult jah, et suured kalad töötavad kõik reklaami ja maailmas ja teenivad suuri rahasid ja kui me hiljem 90ndate lõpus laboriga üritasime ka natukene reklaami teha, siis järjest rohkem sai selgeks, et see business käib kuidagi teistmoodi üldse, et sa võid ükskõik kui hea kavandi teha, aga bossid otsustavad ikkagi kuskil golfirajal suuremad otsused ära, et ega see ei tundunud väga meeldiv. Aga kui astume nüüd veel 2 sammu tagasi, mis sa õppisid? Ma õppisin graafikat, tänapäeval öeldakse selle kohta siis vabad kunstid, et see kogu see graafiline disaini valdkond lihtsalt tekkis kui töövõimalus. Ja see oli põhimõtteliselt ikkagi täielik iseõppimine, et proovimise ja katse-eksituse meetodil palju magamata öid. Sa mainisid korra laborit, et mis oli labor või siiamaani on labor, eks ju, et kuidas see on ajas muutunud ja mille see alguse sai? Labor sai alguse aastal 97, kui ma lõpetasin ülikooli, et kohe läks kõva hooga edasi. Ja kohe alguses oli meil kultuuritöid ja mõningaid kommertstöid väikselt tegime. Et seal oli minu grupivend Pärtel Eelmaa, hiljem Adam Kaarma ja Martin Rästa olid sellised võib-olla põhikujundajad, abijõud. Ja meil oli seal rohkem töötajaid isegi kõrgperioodil ja katsusime saada kommertskliente ja mingil määral ka saime. Aga mulle isiklikult see kommertsmaailm jättis üks keerulise töö mulje, et kultuuriväljal töötades sai aru, et inimesel lastakse kujundada kuidagi vabamalt oma trükiseid, aga kommertsvaldkondades oli kõik nii piiratud, et mul oli raskusi seal seda tõsiselt võtta. Ja kui mõelda nüüd selle kultuuri, kunsti valdkonna peale, et mis need esimesed tööd olid ja kes olid tellijad? Võib-olla üldse kõige pikaajalisem koostöö ja esimene tellija oli Kalle Vellevoogi ja teiste arhitektuurikirjastus Solnes, kes andis välja ka ajakirja Maja ja ka arhitektidele suunatud
sellist trükist nagu projekt ja ehitus, mille peale mina sain siis tööd reklaamikujundajana. See tihtilugu tähendas seda, et ma õhtul peale kooli või õhtul hilja läksingi umbes ööseks tööle ja magasin 4 tabureti peal ja vihtusin väikseid reklaamikesi teha 10 kaupa. Aga juba vist 97. aastal oli suurem töö, oli Sirbi kujundus, kus ma siis pidin kogu layout'i uuesti tegema, olles ise nagu tegelikult täielik võhik tüpograafia vallas. Ja Soorose kaasaegne keskus ilmselt oli algusaegadel selline suurem tööandja. Kasugused kunstikataloogid, välismaa näitused, Eesti näitused, flaierid, voldikud, Ando Keskküla, Eka voldikud. 2000 alguses oli ka pikem koostöö Peeter Lauritsaga Metsasee kodulehe, Kütiaru maakunstiraja kodulehe haldamine ja täiendamine. Ja muusika või selline peokultuuri vallast oled sa pikalt teinud Bashmentile materjale, et milline see koostöö oli ja kuidas see alguse sai? No see sai alguse niimoodi päris 2000. aastal vist umbes, et kui Bashment oli just alustanud, ta oli paar pidu vist niimoodi toimunud kuskil väikselt. Ja siis otsiti nagu selgemat kujundust, visiooni või paremat kujundajat või kuidas öelda. Ja siis see alguse sai ja kestis 16 aastat, 2016. aastani. Ringo Ringvee ja Tarvi Laaman olid need selle peo põhilised eestvedajad. Kas sa ise osalesid ka nendel pidudel? Ma osalesin aktiivselt, kui kohale jõudsin ja osalesin ka DJ-na palju kordi. Nende Bashmenti flaieritelt, mida on siis võib-olla näitusel näha, et on miski kujund, mida sa kutsud Gizooks, et kes või mis on Gizoo? Gizoo ongi selline tegelane või karakter, kes kujunes selle Bashmenti kujundamise käigus, et kuna klassikaline rege visuaal on väga kuidagi ühte nurka, samad värvid, samad kujundid ja selline väga igav üle planeedi lahendus, siis ma hakkasin kohe vaikselt otsima mingit oma visuaalset keelt ja tegelikult ta tuligi seal üsna kohedalt alguses. Et need sellised tegelased hakkasid ilmuma flaieritele ja muudkui täienesid, et tekkisid taustale ornamendid, mustrid ja nii edasi ja nii edasi. Ja see Gizoo on siis jõudnud ka mujale, et ta ei ole ainult nendel flaieritele, eks ju? Jah, kuidagi ta jõudis kunstinäitusele ja siis järgmisele ja veel ja et selles mõttes ta on natuke astunud graafilist disaini väljast nagu eemal välja, et ja, et ta natuke nagu ületab illustratsiooni, et püüab olla natuke nagu kunsti moodi. Veel üks väga pikaajaline koostöö on siis seotud teatriga NO99. Et äkki sa räägiksid või avaksid seda algust ja üldse kujunemist, et ja mis töid sa oled teinud teatriga? Jah, kuna ma olin Ene-Liisele juba varem kujundanud teatri ja plakateid ja asju, siis kui läks NO teatri loomiseks 2004, siis mind kutsuti kujundajaks ja kõik algas juba nime valimisest ja nii edasi ja siis me jõudsime selle põneva kontseptuaalse nimeni, mis siis jäigi valituks. Nii et selles mõttes jah, mul õnnestus kujundada kogu NO teatri
visuaalne materjal aastast 2005 kuni 2018. See on omajagu pingeline, aga samas ka mitte. Ja neid töid, et neid oli siis alates sellest, et sa oled sellise visuaalse identiteedi loonud, kuni siis kavalehtedeni, milleni veel? Trükkisid tuli aina juurde, et alguses olid lihtsalt lavastuste plakatid, flaierid, kavalehed, siis tulid mängukavad, sellised 2-3 kuu lõikes raamatukesed, siis tulid ajakirjad, ajalehed, paks raamat. Et siin mõningate hilisemate suurprojektide käigus, kui näiteks oli Põhuteater või Ühtne Eesti Suurkogu, siis kuulsime linna pealt, kuidas reklaamiinimesed imestavad, et huvitavad, mitu bürood seda asja teeb, et seal on nii palju asju väljas korraga. Üks inimene. Jah. Aga see on kindlasti olnud üks suur võimalus, et seal õnnestus samuti need Gisoo tegelasi siis tuua sisse mingitesse suurematesse projektidesse, kus visuaal või proovifoto klassikaline puudus. Et teatavasti kogu aeg on kiire, müügiinimesed tahavad panna asjad müüki juba, ma ei tea, pool aastat varem võib-olla või kuid varem. Proovidega pole veel alustatudki, meil kontseptsioon nägi ette, et proovifoto on plakati peal, aga proove ei ole. Järelikult oli midagi teha. Et see Gisoo on olnud selline hea tegelane, kelle juurde tagasi minna, kui on... No ütleme nii, et on alati nagu hädast välja aidanud, et kui on tühjus majas. Su selja taga on Macbethi plakatilt ka tegelane. Et kas see sündis sarnaselt, et proove veel ei olnud või... Ja kindlasti proove veel ei olnud, seal isegi oli selline staadium, et taheti hoopis teist asja lavastada, aga siis jõuti protsessi käigus uue teoseni ja uue muusikani ja see kõik käis niimoodi. Alguses ma kujundasin natuke teistsugust plakat, et natuke teise pealkirjaga ja siis otsustati ümber ja läks jälle. Kõik läks hästi. Võib-olla selline natuke keerulisem küsimus, et veel rohkem kuidagi enda sisse vaadata, et sa oled õppinud kunstnikuks ja sa oled ju tegelikult teinud ka teataval määral karjääri kunstnikuna. Et kuidas see selline kunstniku taust on sinu nagu disainipraktikat mõjutanud, kui niimoodi analüüsida? Ma usun, et ta on mõjutanud niimoodi, et kunstnik, ma arvan, saab võtta asju nii vabalt, kui ta suudab. Tal peaks olema ideaalis täielik vabadus. Aga disaineril on ikkagi väga kindlad raamid, mille jaoks või mis piires ta töötab. Et selles mõttes ma ennast väga tõsiselt disainerina ei võtagi ja disaini asja nii võib-olla südames ei kanna, et ma rohkem pean ennast lihtsalt tagasihoidlikuks kunstnikuks, et ma töötan lihtsalt disainerina. On sul mingi agenda oma töödega või? No kui on mingi agenda, siis ilmselt see ongi see, et neid Gisoo elemente on õnnestunud paigutada läbi kultuuri välja igasugustesse nähtustesse. Et kui see moodustab ühe agenda, siis võib-olla see on see. Mõned kommertsprojektid laboriga õnnestusid ka sel määral, et tekkis teatav arvestatav summa raha. Ja mingi hetk ma avastasin, et Kuldses börsis on esilehel kollasega esile toodud selline reklaam, et müüa kohvik suvila UFO. Ja kuna ma olin ka käinud kogu aeg maal ja sõitnud sellest mööda, see paiknes Pärnu maantee ääres Halinga kaubanduskeskuse ääres, oli seal lastelde tehtud nagu jõulukohvik. Siis ma sain kohe aru, et see on tegelikult üks väga kurioosne ja põnev asi. Ja juhuslikult mul oli see raha olemas ja mul õnnestuski see UFO maja ära osta. Pool maja oli Keilas, pool maja oli Saaremaal.
no siis ma tükk aega hankisin omale või otsisin krunti, kuhu seda paigutada ja lõpuks leidsin suure vaevaga väga kurioosse krundi Keila-Joal. Seal oli juba ehitatud 3 püramiidmaja ja neid plaaniti juurde ehitada ja sinna kõrvale kerkis UFO-maja. Ja see tehti ilusti korda, värviti valgeks ja seal ta mõnda aega seisis. Mõni aasta hiljem mul õnnestus endale maakodu soetada Matsallu ja siis UFO lendas rekkakastis, sõitis Matsallu ööpimeduses. Ja sellest peale tegelikult on ta olnud selline labori vaimne kontor.